Räägime täna natukene emotsioonidest ja keskendume vihale. Miks? Sest viha nimetatakse tapvaks emotsiooniks. Miks see niimoodi on? Sellest ma hakkan rääkima. Ehk siis teinekord, kui te vihastate, tasuks mõelda, keda te hetkel tapate. Kas seda, kelle peale te vihastate või iseennast. Alustuseks ma tooksin ühe Grandini ja Johnsoni. Need on kirjutanud kunagi väga toreda raamatu Animals in Translation. Nende sellise ütluse sealt raamatust. Ja see kõlab niimoodi. Inimesed kipuvad sagedasti mõtlema emotsioonidest kui ohtlikest jõududest, mida peaks kontrollima põhjuste ja loogikaga. Aga kahjuks aju ei tööta sel moel. Aju käsitleb sündmuseid ja nende põhjuseid lahutamatult, rõhutan sõna lahutamatult emotsioonidest. Isegi mõttetud silbid omavad emotsionaalset laengut, positiivset või negatiivset. Mitte miski ei ole neutraalne. See on väga õigesti öeldud, sest et tahame või ei taha, emotsioonid on meile just selleks antud, et me nagu läbi nende käsitleme maailma. Ehk siis, kuidas seda situatsiooni tõlgendada, aga nad kahjuks mõjutavad tohutult palju meie suhtumist olukorda, inimestesse ja kõikidesse muudesse asjadesse, mis meiega toimub. Võtan ka siia juurde korraks ühe Jaan Panksepp, kes on siis Eesti juurtega, muuseas neuro- ja ajuteadlane, kes siis on väga täpselt võtnud lahti neid emotsionaalseid reaktsioone. Tema oli ka üks esimesi, kes 2013 tuli välja teadusartikliga selle kohta, et ka imetajatel on emotsioonid. See ei ole mitte nii, et ainult meie kui inimesed oleme siis privilegeeritud kodanikud, kellel on emotsioonid, vaid samamoodi ka imetajatel on, mis on absoluutne tõde. Ja mida ütleb siis tema selle viha? Ta nimetab seda range, ehk siis teisisõnu võiks öelda vastuhakk. Ja see tekib reaktsioonina piirangutele, mis põhjustavad meis frustratsiooni, meelepaha või ärrid. Ja see on väga hästi nagu kokku võetud tegelikult, mis puhul me vihastame. Seesama viha, mis ta siis teavitab meid, ongi, eks ole, et keegi on meie õiguste, arvamuste, uskumuste vastu või takistab meie tegevust. No näiteks, mis tekitab meis viha? Tavapäraselt on põhjused, mis on enam levinud, siis järgnevad. Ehk siis näiteks teie armute kellegis ära, tahate talle anda kõik endast, aga tema tõrjub teid. Ega ilmaaegu ei öelda, et armastuse ja viha vahel on väga õhukene joon. Või näiteks teie tegevuse piirangud, ehk siis hakkasite hommikul tööle minema, istute rõõmsalt oma autos, sõidate, peate jõudma koosolekule ja palun väga, on tee sulg. Täiesti õigustatud viha tekib teil, mida teie liikumisvabadus on piiratud. Täpselt samamoodi näiteks hakkate sealt Selverist või Rimist või ükskõik missusest kauplusest oma 2 suure toidukotiga välja tulema ja nüüd uksed avanevad, aga teile astub vastu kodanik, kellel pole isegi toidukotte käes ja kes ei kavatsegi tee pealt eest astuda. Ehk siis te tunnete, kuidas ärritus kasvab. Bürokraatia on muidugi see, mis meid kõiki vihastab ja muuseas üldse mitte väheintensiivselt. Samamoodi on ebaõiglased süüdistused. Ehk siis, kui teid süüdistatakse näiteks milleski, millest ei ole süüdi. Või, eks ole, te andsite endast parima ja nüüd, eks ole, öeldakse, et ei, see ei ole veel piisav, sa oled ikka veel kehvasti teinud. Või teile näiteks ka alandatakse teid näiteks autoriteetse isiku poolt. Ütleme, boss näiteks koosolekul ütleb midagi teie kohta, mis võib tunduda teile alandavana. Ning muidugi, mis tekitab meis viha ja mis on üks, kust hakkavad pihta igasugused suuremad sõjad, on vastuvõtmatud uskumused ja väärtushinnangud. Ehk siis, kui on koos näiteks viha, põlgus ja vastikus,
siis see on niisugune kolmene kombo, mida Roseanne'i grupp kunagi uuris väga pikalt, mis viivad tõesti niisuguste konfliktsituatsioonideni suurte gruppide vahel, kus siis ei ole nagu tagasiteed. Ehk siis nad viivad üksteise hävitamiseni. Aga ka näiteks ütleme, sama asi te võite näha igal spordivõistlusel. On minu grupp ja siis on teiste grupp ja kui need teised saavad värava, siis nemad on ökk ja kui meie omad saavad värava, siis nemad on jee. Kuigi, kui hakkad mõtlema, siis mõlemad ju mängivad hästi. Sellepärast, eks ole, et kumbki ei saaks ju väravat, kui nad ei oleks head mängijad. Me vihastume muuseas ka kergemini, kui meil on siis seos olnud selle isikuga näiteks, kelle peale me vihastame. Ja ka siis, kui näiteks see on meie jaoks oluline, kui siis see objekt või subjekt takistab otseselt meil eesmärkide saavutamist. Ja seda on huvitav näiteks vaadata laste puhul. Muuseas, ennem 8. elukuud ma võin teile öelda kehakeele eksperdina, et ei näe laste peal viha. See pärast 8. elukuud hakkab alles, nad hakkavad väljendama viha. Aga jah, me vihastume kergemini, kui siis see toimuv on meile oluline ja või siis see objekt või subjekt takistab otseselt meil seda saavutamast. Ehk siis mida olulisem meile on see, mida me tahame saavutada, seda rohkem me vihastume, kui meid takistab. Ja kuidas me siis tajume seda viha? See on ka niisugune huvitav protsess, et kui me jälgima hakkame. Me võime lihtsalt ärrituda, võime tunda pahameelt, aga me võime ka kogeda väga tugevat frustratsiooni. Me võime seeläbi olla marus. Kui see meid vihastav objekt-subjekt on nüüd näiteks juba mõnda aega kestnud, siis me võime tunda meeleheidet, et ükskõik kui palju me ei proovi, me ei saagi sellest välja. Tavaline on see, et inimesed hakkavad vaidlema, mis võib minna üle suurteks tülideks. Me võime salvata vastaspoolt, võime olla passiiv-agressiivsed, võime igetseda, võime solvuda, aga kui me hakkame juba hauduma kättemaksu, siis järgmiseks on tavaliselt meie soov, et seda, mis meid vihastab, siis hävitada ja teelt täiesti ära pühkida. Selles mõttes on huvitav jah, et see kättemaksu, kui me hakkame juba hauduma kättemaksu, kui me vaatame kas või mis toimub meie ümber laiemalt, siis see kättemaks on juba väga intensiivne vastaspoole vihkamine. Ehk siis ma hävitan sind siit maa pealt igasuguste vahenditega, sellepärast, et sa oled olnud minu vastu või sa näiteks oled mind ära kasutanud või näiteks ma ei arva või minu uskumuste, arvamuste, väärtushinnangute süsteem on hoopis teine kui sinul. Ütleme nii, et kokkuvõttes, kui juba me jõuame kättemaksuni, siis see on väga-väga sihuke kehv situatsioon. Ja miks? Seepärast, et tegelikult me samaaegselt ka hävitame tavaliselt iseennast, raisates aega enda elust. Ja vihasena ongi, et me valmistume võitluseks ja miks pärast võib näiteks vihast võib sattuda sõltuvusse, ongi, et see adrenaliini tase tõuseb, jõuvarud meil jäsemetes suurenevad, muuseas üle 20%, nii et vihaste inimestega tasub olla ettevaatlik, kuivõrd nad on väga jõulised ja me valmistumegi just siis eemaldama viha vallandunud objekti. Negatiivne pool on mis? Viha võib kutsuda kiirelt tappvaks emotsiooniks. Miks pärast? Sest vaadake, kui te kogete viha, tõuseb teie südamelöökide sagedus järsult. Miks see on oluline? Alati arvesse võtta, et kas tasub vihastada või mitte, on see, et me selle läbi, et see südamelöökide sagedus tõuseb liiga järsult, kahjustame organismi normaalset funktsioneerimist. See on ju tegelikult ohtlik ei kellegile muule kui meile endale. Ma mäletan kunagi, mul oli üks niisugune äripartner, kelle käitumine nägi siis välja sellisena, et ta tuli hommikul sulle kabinetti, võttis mingisuguse suvalise teema, tabas sind sellega ootamatult ja siis hakkas selle ümber kruttima, kuni sa siis
ärritusid. Ja kui siis see ärritus oli sinus juba tekkinud, siis tema tavaliselt lahkus areenilt nii-öeldes kiirelt, jättes sind nüüd seisundisse viha. Ja see kordus päeva jooksul teinekord mitu korda. Ehk siis, näiteks tuli mingi ebaõiglase süüdistusega või näiteks, et oleme endale ostnud uue telefoni, mis tegelikult ei puutunud üldse temasse, näiteks see telefon ei olnud üldse uus. Ja seeläbi sa tunned, kuidas, mis asja, alguses sa ei saa aru, et mis toimub, mis see minu telefon üldse asjasse puutub. Meie pole seda ostnud, peale see on minu enda oma, mina selle ostsin ja see ei ole üldse uus. Nüüd sa ärritud, eks ju, selleks hetkes, kui sa tahaks talle selle telefoni vastu pead anda, on ta juba ju kabineti uksest välja läinud. Vihane oled sina, tema rahulikult võtab juba kohvi, naudib päeva, aga sina koged seda. Ega teie ei saa ju kunagi piirata tema käitumist, kuidagi moodi mõjutada. Kui te panete sildi ukse peale, et ära sisene, siis ta helistab. Kui te vastu ei võta, te tunnete ikkagi, kuidas ärritus tõuseb. Ja nüüd ongi küsimus selles, et te kogete seda ise. Mis mind ükskord väga hästi nii-öeldes mõistusele tõi, oli see, kui ma lugesin ühte teadusuuringut isikute kohta, kes olid insuldi üle elanud. Ja seal kirjutati niimoodi, et üle 90% neil, kes siis sattusid insuldiga haiglasse, oli eelnenud sellele, kui ta sai selle insuldi, kas siis vahetult või siis näiteks päev-paar ennem situatsioon, kus inimene vihastas. Kui need samad patsiendid, kes olid siis selle üle elanud, nii-öeldes meenutasid situatsiooni, mis neil seostus vihaga, tõusis nende pulsilöökide arv järsult 7–9%, mis oli väga keeruline organismi jaoks. Ehk siis aju, kui ta kujutleb midagi, vallandab samamoodi meis emotsionaalseid reaktsioone nagu reaalsus. Ja kui ma nüüd meenutan seda situatsiooni, siis ma tegelikult kas meenutades kogu aeg kahjustan iseenda organismi. Ja võt see on koht, mis pani mind väga sügavalt mõtlema. Sest et ega me ei saa kontrollida nende käitumist. Me saame ainult kontrollida endast toimuvat ja võtta vastu perspektiivis otsuseid, mis aitavad meil nii-öeldes ellu jääda pikemas perspektiivis. Sest mis on huvitav, on see, et tavaliselt need, kes teis pidevalt viha tekitavad, kes teid ärritavad, kes teid ebaõiglaselt süüdistavad, kellega te tunnete, et teil lihtsalt pulss läheb juba ülesse. Rääkimata sellest, kui te olete juba kogenud pidevat frustratsiooni nendega, siis mõelge, et te samaaegselt ju tegelikult teete mida? Lühendate enda elu iga. Kingite talle aastaid enda elust. Tema käitumist see ei mõjuta. Ja teie kogetu mõjutab, kuidas te hakkate mitte ainult temaga käituma, vaid mis hakkab toimuma ka lähimate tundide, päevade jooksul selles, kuidas te käitute ka teistega. See ei tähenda seda, et te nüüd teistele peaksite kohe kallale kargama. Ei, mitte seda. Aga see meeleolu ja kuna teie ajuga keerleb selle ümber veel, mis oli ootamatu näiteks ja ebaõiglane, siis see ju mõjutab ka puhtfüüsiliselt, kuidas te ennast tunnete. Mis omakorda on väga väsitav, sest katsuge hoida seal mingi 20 sekundit näiteks kätt tugevasti rusikas. Ja vaadake, kui väsitav see tegelikult on. Aga nüüd mõelge sinna juurde, et juhul kui te vihastasite kellegi peale või ärritusite lihtsalt kas või natukene, või kaua see mõjutab teid versus selle rusika hoidmisega, mis omakorda ju röövib teilt energiat,
mida te suudaksite panna hoopis tegevustesse, mis on teile olulised. Ja sellepärast tasub alati iseenda jaoks välja mõelda, kes ja mis on tegelikult olulised. Et mitte minna kaasa põmps selle emotsiooniga, mis teist tekitatakse ja mille autor te isegi ei ole, või ütleme, mille põhjuste autor te isegi ei ole. Mõelge sellest, kes ja mis on tegelikult olulised. Kas olulisem on nüüd see kodanik, kellele te tahaksite labidaga pähe anda, või see, et kuidas te pärast õhtul lastega kodus jõuate midagi teha või ei jõua midagi teha, missuguses meeleolus te olete, kuidas teie meeleolu kandub üle teistele teile oluliste ja armsatele inimestele. Kuidas see, kui te mõtlete sellest, et mis on toimunud ja mis teid vihastas, võtab aega teie elust. Seda sama aega, mida te võiksite kasutada hoopis selleks, et planeerida näiteks nädalavahetust või suvepuhkust. Sest teate, te toidate selle vihaga vastaspoolt, mitte iseennast. Kui ma aastal 2000 jäin esimest korda äris kõigest ilma, siis ma kuskil pool aastat või natuke rohkem ma tegelesin vahet pidamata esiteks sellega, et mida ma tegin valesti oma peas. Teiseks, kui ebaõiglane oli teiste käitumine minu suhtes, sest ma ei olnud selles süüdi. Ja kolmandaks, ma tundsin ennast ohvrina, kellest ei sõltu nagu mitte midagi. Neljandaks, mis oli kõige hullem, ma ei meeldinud iseendale. Ma ei meeldinud iseendale, sest et ma olin pidevalt pinges. Ma olin pidevalt väsinud. Ma vaatasin maailma läbi filtri, kõik on minu vastu. Seeläbi kahjustades tegelikult ka enda lähedasi. Mis omakorda põhjustas süütunde, et missugune ma olen. Kusjuures 26 aastat hiljem on mul täiesti savi, mis toimub nende inimestega, kes selle tookord põhjustasid. Mis siin salata? Olid tõprad, olid. Ja jäid tõbrasteks, jäid. Aga las nad elavad oma elu. Ja täpselt hetkel, kui ma otsustasin, et ma ei meeldi iseendana, ma ei meeldi sellisena endale, hakkasid toimuma muudatused. Sest ma keeldusin olemast nende ohver iseenda jaoks. Elus sündmused toimuvad. Kõigil on tõusud, kõigil on mõõnad. Ja küsimus on alati, kui kauaks sa jääd sinna mõõna. Aga mida rohkem sa käsitled iseennast nagu abituna, ohvriseisus oleva kodanikuna, kellega kõik teised võivad teha mida iganes ja mina siin vaeseke pean kogu aeg vihastama, pinges olema, pean kogu aeg võitlema. Võitluse puhul tasub mõelda. Võitlust ei ole võimalik pidada, kui üks pool ei võitle. Ja võtke, kui teil on mingid sellised isikud, kes teid pidevalt vihastavad. Ja mõelge läbi, kui palju te tahate anda enda elust neile, esiteks. Teiseks, kes ja mis on olulised. Ja kolmandaks, kui te ei saa situatsiooni muuta, kas siis ei oleks targem mõelda, kuidas iseenda situatsiooni muuta ja paremaks teha. See viib meid edasi. Muidu me istume kinni minevikus. Lihtsalt hävitame iseennast ja teisi. Ei midagi muud. Ja muuseas ka lühendame elu iga. Teinekord, allaandmine ei ole mitte kaotus, vaid hoopis võit pikemas perspektiivis. Enda õigustest tuleb seista. Aga seda saab teha väga sageli ka niimoodi, et ma ei keskendu mitte teise hävitamisele, vaid enda elus edasi minekule. Nii et kui muud ei jää üle, pistke pliiat suhu, suunurgad tõusevad ülespoole. Mõelge seda, et elus on väga palju toredaid asju, keskenduge sellele, mis teile toob rõõmu iga päev ja lihtsalt liikuge edasi. Uskuge, see toimib.